miks inimesed niimoodi käituvad? Dark participation tähendab kõiki need viise, kuidas inimesed osalevad internetis negatiivsel, haiget tegeval või ebaeetilisel moel. Põhjus, miks inimesed internetis niimoodi käituvad, ei ole niisama, vaid see on psühholoogiliselt isegi päris huvitav. Näiteks on mingid vajadused, mida tahetakse justkui rahuldada, olgu selleks vajadus ennast välja elada või vajadus tunda ennast lihtsalt kuuluvana. Vahepeal on selle ajendiks soov saada tähelepanu, kuulsust või võimu. Mõnikord teevad seda inimesed lihtsalt iseenda meele lahutamiseks ja vahepeal arvatakse, et teise inimese halvustamine muudab reaalselt maailmas midagi paremaks. Jah, ja teine ohtlik nähtus internetis on oma kohus ehk DIY justice. Kui miski tundub ebaõiglane, siis hakkavad inimesed ise õigust mõistma. Olgu selleks siis näiteks mingi pilt kellegist või tehakse halvustav meem või kommenteeritakse mingit väga inetut asja. No sellise tegevusega üritatakse lüüa ohver justkui avalikult häbiposti. Selline tegevus võib aga väga kiiresti minna üle käte. Üritades teist inimest halvustada võime ise laskuda täpselt samale tasemele ja tegelikult teha teisele väga palju liiga. Aga mida teha, kui sa oled trollide küüsi sattunud? Esiteks on kõige lihtsam neid lihtsalt ignoreerida. Trollid naudivad tähelepanu ja kui sa seda neile ei anna, siis neil ei ole nii palju indu oma tegevusega jätkata. Võid ka ära blokkida. Jah, või siis ähvardavad ja ebameeldivad postitused reportida. Neid raporteerides hakkab ka platvorm neile rohkem tähelepanu pöörama ja sellega hoitakse neile silm peal. Võid pöörduda ka veebipolitsei poole. Või siis teha sotsiaalmeediast lihtsalt paus. Ära lase trollidel oma vaimset tervist rikkuda. Tumme osalus ei ole interneti tekkinud iseenesest. Selle oleme meie loonud. Ja kui inimesed suudavad seda luua, suudavad nad ka seda muuta. Igal kommentaaril, igal jagamisel ja igal meemil on mõju. Ära ole troll.